Tänane naisluksuri proovisõidusaade on pigem täielik erand kui reegel, sest tutvustame teile autod, millest on meil juba ammu ilma naisluksuri proovisõidusaade olemas, kuid Avensis väärib veel ühte saadet, sest tegu on olnud väga eduka autoga just eriti Eesti rahva jaoks, mille tootmine on järsult lõpetatud ja väga rutakalt. Ja tänane naisluksuri proovisõidusaade annabki vastused nendele küsimustele, miks on kultusmudel Avensis läinud pensionile. Ehk Avensis astub arvatavasti viimast korda naisluksuri kaamerate ette. Eelmisel aastal suudeti müüa kõigest 25 319 Avensist, mis jääb poolele võrra alla siis Ford Mondeo eelmise aasta müüginumbritele ja mis on võrreldamatu Volkswagen Passati müüginumbritega, kes suutis 2017. aastal müüa 183 000 sõidukit. 2004. aasta oli Avensis jaoks kõige edukam, kui suudeti müüa 143 000 siis Avensist ja praeguseks hetkeks on jäänud alles Toyota ladudesse siis veel peaaegu 40 Avensist, millele enam erilist juurde ei tule ja need on kõik 1,8 liitrisse 108 kilovatise bensiinimootoriga ja nende hinnad on siis alates 18 280 eurost ja peaaegu on nende 40 auto sees esindatud veel peaaegu kõik Avensise varustustasemed. Toyota Avensise asemel asub järgmise aasta aprillis Toyota Camry, mida pole Eestis müüdud juba 14 aastat ja mille kunagine müümine ju Euroopas lõppeski ära, sellepärast et ta ei olnud enam üldse edukas ja kahjuks ei saagi uut Camryt võrrelda siiski kurikuulsa Avensisega, sellepärast et tal puudub universaalkerega versioon ja samuti on tema varustused väga rikkalikud ja väga kallid ja ta on saadav ainult 2,5 liitrise hübriidmootoriga siis Eesti turu jaoks. Kui Avensis oli kogu aeg auto, kes ei püüdnud näha välja ühegi Saksa konkurendi nägu, vaid oli kogu aeg omas mullis ja see viiski ta eduni. Kui Avensis kogu aeg uuenes, nägi ta välja alati täiesti teistsugune oma eelmistest versioonidest, kuid alati olid tema vormid ja kõik muu sama, nii et ta oli alati äratuntav auto. Ja see on kõige suurem asi, mis Avensisest inimestele meelde võiks jääda. Praegu on veel teadmata, kas kunagi võiks Avensis tulla tagasi areenile asuda, kuid praegu ühtegi sellist teadet pole. Kui 2015. aastal toodi turule kolmanda põlvkonna teine facelift, oli sellel esindatud Toyota Touch 2 ja multimeediasüsteem ja safety sense ja siis poleks osanud keegi arvata, et Avensis sellise lõpu võib mõned aastate pärast endale leida. Selline oli selle nädalane naisluksuri proovisõit ja selline oli Toyota Avensis.